Tere, kallis Rocca al Mare kooli pere. Mina olen Tristan Ja mina olen Martin. ja täna me teeme podcasti ja meiega on ühinenud täna siin Edgar siin. väga meeldiv, aitäh, et leidsid aja. Hakkaks kohe küsimustega pihta, et kuidas siis üldse sinu elu viis seksuaalteemade õpetamiseni? No nii palju, kui mu ema on rääkinud, siis ma olen olnud väiksest peale selline, kes on hästi huvidunud nendele teemadele ja ma olen olnud terve elu ettevõtja ja kui ma oma eelmise ettevõtte maha müüsin ja läbi põlesin, siis ma võtsin endale pool aastat aega, et aru saada, mis mulle järgmisena võiks olla see, mis mind sütitab ja siis tulid need seksuaalsed teemad. Aitäh. Et ma siin ise mõtlesin, et mis sa arvad, et kas seksuaalsuse teemadel siis räägitakse tänapäeval koolides piisavalt ja või kas sellest peaks rohkem rääkima? Et mis on seal just nagu olulist, mida lapsed või üldse gümnaasiumi noored siis teadma peaksid? Tänaseks ma olen käinud pea 100 Eesti koolis, et 5 aastat tagasi see projekt lõppes ära, ma tegin seda piloodina ja selle baasil ma võin küll öelda, et oli koole, kus oli see väga hästi ja oli koole, kus oli see praktiliselt olematu. Ja nüüd, kui ma tegin Apolloga koostöös eelmisel aastal nii maikuus kui ka siis oktoobris, siis ikkagi on seis suhteliselt sama, et midagi väga palju ei ole muutunud, et mina näen seda, et haridussüsteemis tuleks reformida seksuaalharidust kindlasti. Aga mingil määral see ikkagi on, et kas see on nagu siis nagu vähe või kust nagu maalt peaks üldse alustama nagu õpetamist nagu noortele, et kas esimesest klassist või see on liiga vara või mis sa arvad? Esimeses klassis peaks rääkima tundõpetust, peaks rääkima hügieenist, peaks rääkima ka sõprussuhetest ja vastavalt vanusele siis kasutama seda lävendit, et mida rohkem laps on küps ja valmis võtma vastu, seda intiimsemalt, sügavamaks ja spetsiifilisemaks läheksid need teemad. Et täna on ikkagi see, et kui noor lõpetab ära gümnaasiumi, siis ega sellist väga laiaulatuslikku seksuaalharidust tal ei ole, et kuidas luua õnnelik paarisuhe, kuidas kriisidest üle saada, kuidas puudutada, kuidas olla parim versioon iseendast, sellepärast et õnnelik inimene on see, kes on heas kontaktis iseendaga ja kes oskab hoida suhet oma kaaslasega. Nii et see peaks olema siis läbiv teema nagu 1.–12. klassini. Ja vastavalt vanusele. Jah. Ja et ma ise siin jäin korra mõtlema, et nimelt nagu me räägime sellest koolides küll nagu vähe, eks ole, inimesõpetusõpetajad natuke meile ka rääkinud, aga et mis just oleks nagu see kõige olulisem teema, mida peaks nagu rääkima just koolides, et kus see nagu teema või jah, kus see tuleb, et kus see nagu puudulikkus kõige suurem on nii-öelda. No seda ma võin öelda täiskasvanute pealt, et kui nad jõuavad minu koolitusele, siis nad on ikkagi üsnagi oma teadlikku elu elanud sellises pilkases pimeduses. Meil on olemas täna ka noortele väga kättesaadavalt porno, aga päriselus see pole üldse seotud sellega, mida tütarlaps või naine vajab ja soovib. Ehk need teemad peaksid olema niimoodi jaotatud, et see oleks hästi loomulik, et seks ja naudingud on elu väga loomulik osa ja kuidas siis olla parim armastaja, kuidas olla parim, kes pakub tõesti nagu selliseid ülimaid peenekohalisi naudinguid, et meil koolis räägitakse, kasutage kondoomi, võib rasedaks jääda, on suguhaigused, aga see, et seks ja naudingud on paari suhtes üks väga tähtis vundament, aga kuidas seksida nii, et me mõlemad, nii mees kui naine, oleksid rahul, sellest koolis ei räägita. Aga see tekitab väga palju probleeme paarisuhetes. No kas siis nagu täiskasvanud arvavad tihti, et nad nagu on väga teadlikud selles teemas ja nagu arvavad, et nad ei vaja seda õpetust ja koolitust, et kuigi tegelikult on asjad teistmoodi? Et no mina otseselt ju puutun igapäevaselt kokku inimestega, kes on vanuses 13–80, kes käivad minu koolitustel ja mina võin küll öelda, see on läbi minu silmade, et meil on seksuaalharidus, ütleme, seksuaalne teadlikkus ühiskonnas on lapse kingades. Ja ma ise veel mõtlesin, et lisaks sellele, kes koolitustel käivad, et kui tihti käivad üldse alaealised teie koolitustel nagu kuulamas ja üldse infot kogumas, et
kindlasti see protsent on nagu väike, aga mis ta võiks nagu umbes olla võrreldes täiskasvanutega? Ma lisaks siia küsimusse sellega, et kes on kõige noorem, kes käinud on üldse? Kõige noorem osaleja oli 12-aastane, kellel oli kohe-kohe tulemas sünnipäev ja ta sai 13 ja selle koolituse kinkis talle tema isa ja nad olid koos koolitusel. Täna noorte osakaal tänu Andrei Sevakinile ja Robin Valtingule on kasvanud suurepäraselt. Et kui ma alustasin 10 aastat tagasi, siis keskmine vanus jäi seal 50-55 plussi, siis täna on ikkagi neid gümnaasiumi noori väga palju ja nad ise paluvad, et vanemad kingiksid neile minu koolituse kinkekaardi. Ja on ka tehtud nii, et tulevad oma sõpruskonnad, noored sellised 15-16 aastased oma sõpradega ja ka siis on võimalik saada seda loengu formaati, kas ainult loenguna või siis ka praktilise osaga. Jäingi nüüd mõtlema, et kas või nagu kuidas sa üldse nagu õppisid seda või kus õppida saab või kindlasti on ka selliseid inimesi, ma arvan, et neid on ikka vägi vähesemal määral, aga kes nagu kes tahavad ka koolitajaks saada või kus sa nagu õppisid seda või kas seda saab kuskil ülikoolis õppida? Seda, mida mina täna jagan, seda ei ole olemas mitte üheski Eesti ülikoolis ja seda ei ole olemas ka lähiriikides. Mina olen 100% kogemuskoolitaja, minule naudingud ja seksuaalne maailm on hästi minu. Ja nende koolituste taga on rohkem kui 10 000 tundi praktikat. Aga mis teeb eriliseks need minu koolitused on see, et ma ei ütle kõigile, et tehke nii nagu mina, vaid ma ütlen, et noppige välja see, mis teid kõnetab. Mina ei kahjusta mitte kedagi oma teadmistega, mida ma jagan, vaid see on muutnud tuhandete inimeste elus, et tänaseks ma olen koolitanud 45 000 inimese. Ja ma ei näe, et kuidagi need koolitused oleksid raugenud, vastupidi, neid soovijaid ja tahtjaid tuleb järjest kogu aeg juurde, sest inimese, ütleme, õnn sõltub hästi palju sellest, kui teadlik ta on, et kui meil on ikkagi hirm ja häbi ja piinlikkus, ebamugavustunne nendel seksuaalsetel teemadel, siis ka see takistab meil elamast elu täisväärtuslikult. Ja, et ma mõtlesin, nüüd ma räägiks täiesti uuest teemast, et mis oleks siis nagu 5 põhiaspekti näiteks juba seotud nagu seksuaaltervisega. Et ütleme, et kui me tahaks hoida ennast hästi ja nii-öelda, kui ma olen gümnaasiumi noor, mida võib-olla kuhugi pead pöörduda, sest mingid probleemi on otseselt olnud, aga kui on mingid 5 põhiasja, mida ma näiteks teha saaks või nii-öelda hoida, et kuidas hoida siis? Noored jällegi väga paljud, et see esimene vahekord tihti ei ole üldse enda armastatuga, vaid on kellegi sünnipäev, kellegi juures pidu, kus on alkohol, kõik piirid lähevad maha. Ja minu juurest esimene punkt võiks olla see, et väärtusta iseennast, armasta iseennast ja kehtesta enda piirid. Ja seda nii noormeeste kui tüdrukute puhul. Et kui me läheme intiimsesse suhtesse ja üks kas tütarlaps või noormees on varem seda teinud, siis ei ole häbi küsida paberit selle kohta, et pole mitte ühtegi suguhaigust. Et suguhaigustel on väga pikk peiteperiood ja see võib mõjutada meid rohkem, kui me arvata oskaksime. Kolmandaks, julgus rääkida. See kommunikatsiooni pool, et see on ka tohutult tähtis, et me ei teeks kunagi midagi, mis meile ei sobi ja me julgeme seda välja öelda. Et see ei ole nii, et keegi survestab mind tegema midagi, milleks ma valmis ei ole. Ja ei võivad öelda mõlemad, nii tüdruk kui poiss. Ja vahekord on ikkagi mõlemapoolne. Mõlemad peavad andma nõusoleku. Ja 5. punkt on see, et seksuaalsus on hästi plastiline, et kui me hakkame alles elama sellist intiimset elu, siis see ei ole kohe niimoodi, et vau, vaid need on väikesed sammud ja need väikesed sammud, et mida suurem on meie ettevalmistus, seda vähem me kolistame neid ämbreid. Et kui suur osa on naudingutel, kui suur osa on eelmängul, kui suur osa on see, mis toimub igapäevaselt oma vahel suheldes. Et need on sellised baasasjad. Aga kindlasti mõned mõtlevad, et kas see on nagu sobiv teema üldse nagu koolis rääkimiseks, et sa enne mainisid ka, et nagu vaadatakse nagu vastikud teemad seda vahepeal, et miks seda vaadatakse kui nagu roppu teemat, kui me oleme siin rääkinud ju, et see on oluline sellest rääkida ja nii edasi.
ma jällegi ütlen, inimesed seksivad füüsilisel tasandil. See, mida mina õpetan, on armatsemine hinge tasandil. Seks, kui ta on ainult füüsiline, siis ta ei paku meile pooltki midagi sellist, kui see väga sügavõrn emotsionaalne intiimsus. Et me peaksime unustama ära need tabud, me peaksime ühiskonnas puhastama kogu selle seksuaalsuse, mis on rõvetatud ja rüvetatud ja kui palju on ka tehtud naistele või tütarlastele liiga, et naiste ja tütarlaste seksuaalsus on samamoodi väga võimas ja väga mitmekihiline ja väga mitmetahuline. Aga see maailm on loodud rohkem justkui nagu meeste poolt, et mehed, kui tal on palju partnereid, vau, ta on väga äge, aga kui tütarlaps armastab naudinguid ja seksi, siis kohe näidatakse talle näpuga ja kes on need, kes näitavad, tihti needsamad noormehed, kes on ise selle tütarlapsega vahekorras olnud. See on küll tõsi, jah. Ma võin nõustuda siinkohal. Tahtsin küsida ühte sihukest naljakat, võib-olla noorte jaoks naljakamat küsimust, et kas armastus on üldse päris, et nagu just selles aspektis, et kuidas nagu ära tunda, et kas see on see õige. Näiteks kui sa oledki partneriga, siis kuidas sa tead, et nagu see hinge tasandil üldse jõudmine on üldse võimalik? Selleks, et jõuda hinge tasandil olevasse armastusse, sa pead kõigepealt saama väga hea kontakti iseendaga. Sa pead küsima endalt selliseid küsimusi, et kes olen mina, mis mulle meeldib, mida ma soovin siin maailmas kogeda. Minu õpetused on väga holistilised, kuidas keha, meel ja vaim on kõik omavahel seotud. Ja just see eneseteadlikkus ja see eneseanalüüs on tohutult oluline. Ja et ära tunda seda päris armastust, iga inimene võib kogeda armastust väga erineval viisil. Sinu ema, kui sa küsid ema käest, ütleb üht, sinu isa ütleb sulle teist, armastuse keeled on erinevad, armastuse tunnetus on erinev, aga sa ei pea nagu mõtlema, et kas see on nüüd õige või mitte, vaid sa tunned ära selle nagu iga ihurakuga, et vot see on tõesti nagu see parimast parim tunne, et midagi miskit väga erilist. Ja elus ei ole alati ainult ühte armastust, võib olla ka mitu armastust ja neid armastuse tasandeid on ka võimalik erinevalt kogeda. Just võtsin mu järgmise küsimuse ära, et kas mitu korda on siis võimalik armastada? No küsimus niimoodi, et kas mitu korda on võimalik armastada ühte inimest? Ja ka suhe läbib selliseid kriisikohta, kus me võime täitsa lahku minna, pool aasta üksteisest eemal olla ja tunda, et ei, et see hingehigatsus on nii suur, et tema oli minu jaoks õige. Ja kui mõlemad pooled soovivad, siis on võimalik koos kokku tulla ja suhet tervendada. Aga kui kuulata vanemaid inimesi, siis nemad ütlevad küll, et elus me ei tohiks kunagi südant lukku panna, et kui me oleme armastuses haiget saanud. Et tihti on see, et ma sain haiget, ma nüüd olen ükskõikne, ma ei lase endale kedagi lähedale, vaid me peame alati käima avatud südamega, oskama andestada, oskama mõista, oskama aru saada, miks oli selline õppetund meile vajalik. Nii et noored, kui te mind kuulate, siis mina ütlen teile küll, et kõigepealt keskendu ise endale, ära otsi meeleheitlikult seda armastust, vaid see armastus tuleb sinu ellu siis, kui ta ise kõige rohkem oskad seda oodata, aga samas kõige rohkem vajad. Kuldsed sõnad. Jah, väga kuldsed sõnad, jah. Ja ma ise tahtsin lihtsalt lõppu öelda veel, et kas on mingid teemad, mis te soovite rääkida koolis, sest meil ilmselt läheb see kuhugi ülesse ka, et siis koolinoored kindlasti väga on huvitatud sellest teemast ja see on hästi aktuaalne praegu niikuinii. Et kas on veel miskit, mis me jätsime võib-olla rääkimata, mida küsimata jätsime? Ma ei mäleta nüüd täpselt mitu aastat tagasi see oli, aga kas teie koolis on veel õpetaja Katrin Hein? Katre Hein on, ja tema kutsus mind Rocca al Mare kooli esilema ja oma õpilastele ja ma arvan, et see võiski olla kuskil äkki juba nüüd 6-7 aastat tagasi. Et mina tuleksin hea meelega pilootprojektina Rocca al Mare kooli õpilastele rääkima seksuaalsetest teemadest, seda sama, mis ma olen teinud üle 100 erinevas Eesti koolis. Nüüd on need väga paljud teemad värskenenud, uuenenud, nii et 2 tundi loengut kogu gümnaasiumile. See on miski midagi, mida ei ole mitte üheski ülikoolis, aga see muudab teie maailmavaadet iseendast ja seksuaalsetest teemadest. Ja, kas sa enne mainisid siin, et tuleks alustada seda õpetamist juba esimesest klassist, et kas oled ka käinud nagu esimestel, teistel, kolmandatel, 4. klassidel seda õpetust andmas?
Need õpetused algklassidele ma olen käinud andmas, aga siis loomulikult need on erinevad sellest, mis on põhikoolis või gümnaasiumis, et seal ma keskendungi just nendele teemadele, mida ma siis ennem ka siit välja tõin. Ma loodan, et kõik õpetajad ja õpilased said nüüd innustust, et Rocca al Mare kooli pere saaks ka targemaks ja Epp Kärsin saaks meile rääkima tulla. Ja aitäh, et te kuulasite, aitäh, Epp, et sa viitsisid tulla. Aitäh teile, et te mulle külla tulite! Palun, aitäh, nägemist!